kahjuks või õnneks inimesi huvitavad raha, narkootikumid, seks. Kui küsimus on selles, et kus jookseb piir, siis seda piiri ei ole enam ammu. No mis sa seal Kikis näinud oled? Ja igasugust toredat asja. Twitch, otseülekannete platvorm, mis veel mõned aastad tagasi keelas liiga sügava dekoltee, lubab täna otse-eetris sünnitusi. Jah, sünnitusi. Ja see ei ole isegi kõige hullem asi, mis viimaste aastate jooksul livestreamingu maailmas juhtunud on. Samal ajal Twitchi konkurentplatvormil Kick saab näha hasartmänge, vägivalda, narkootikume, pornostaare ja isegi sisulooja surma. Kõik reaalajas, ilma filtrita, tuhandete inimeste ees. Küsimus pole enam selles, et mida inimesed striimivad, vaid küsimus on selles, kuidas me siia jõudsime. Ehk siis, kallid lapsevanemad, tundke huvi, mida teie väiksed vaatavad, sest et kui te tuletate meelde selliseid toredaid asju nagu .org või .com, siis tegelikult me oleme siin juba varem olnud. Aga täpselt need samad asjad, mis meil šokeerisid 20 aastat tagasi, šokeerivad täna lihtsalt teises formaadis. Et mõista, miks livestreaming tundub täna nagu internetiajastu metsik lääs, peame minema tagasi algusesse. Aasta oli 2007. Justin Can pani endale pähe kaamera ja striimis oma elu 24/7. See kestis umbes 8 kuud. Nii sündis platvorm Justin.tv. Platvormil olid erinevad kategooriad. Tehnoloogia, sport, meelelahutus, uudised, videomängud ja nii edasi. Videomängud tõusid Justin TV's kõige populaarsemaks sisuks, nii et 2011 tegid platvormi loojad täiesti eraldi keskkonna, Twitch TV. Ja see fokusseeris ainult videomängu sisule. Twitch muutus nii populaarseks, et 2014 pidi Justin TV oma uksed sulgema, sest kõik olid sealt juba ära kolinud. Hiljem lisas Twitch muud kategooriad ehk platvorm, mis alustas puhtalt mängimise jagamise kohana, muutus lõpuks tagasi kõikide kategooriate platvormiks, täpselt nagu Justin.tv kunagi oli. Aga miks üldse livestreamid on nii edukad? Sest inimesed tahavad osaleda. Sa saad Eurovisioonile SMS-i saata ja helistada, on ju. Aga see nagu ei juhi nagu midagi, sellest ei sõltu midagi, see on lihtsalt nagu mingi riik võidab. Aga striimer on neile nii nagu otseselt kätte saadav, et sa saad talle küsimuse küsida ja ta vastab sulle. Mitte, et sa nagu kuskil karjud oma teleka peale mingisuguse eelsalvestatud saate peale, et miks nad nii lollid on. Sa saad seal küsida, et miks sa nii loll oled. Aga Twitch polnud lihtsalt populaarne. Twitch kontrollis kogu livestreamingu turgu. Lihtsalt öeldes, nad tulid esimesena ja nad jäid esimeseks. Kui sa olid striimer, sa läksid Twitchi. Kui sa olid vaataja, sa läksid Twitchi. Ma arvan, et Twitch lihtsalt oli õigel ajal õiges kohas ja ta lihtsalt muutus selleks nii-öelda default nagu striimimisplatvormiks ja sõi lihtsalt teised ära, et YouTube tegi täpselt samamoodi. Nende monopoli ostis aastal 2014 Amazon. Mis kunagi tundus nagu kodune kommuun, muutus samm-sammult korporatsiooniks. Twitch hakkas tegema otsuseid mitte kogukonna, vaid raha järgi. Reklaame hakati mängima keset striimi. Striim läheb ilma helita ekraani nurka. See oli esimene kord, kus striimerid tundsid ennast reedetuna, aga see oli alles algus. 2022 tuli välja Ad Incentive Program ehk kui sa jooksutad X minutit reklaame, me maksame sulle X summa. Loomulikult mida rohkem reklaame, seda rohkem raha. Inimesed olid kergelt öeldes jälestatud. See platvorm läheb iga kuuga hullemaks. Tegin striimi lahti ja sain esimese 10 minutiga 4 reklaami, mida ei ole võimalik kinni panna. Räägi mulle veidi reklaamidest. Nii toredad. Need mingi hetk tulid sisse, algus need ei olnud ja Twitch surub neid peale ilusti. Sul on võimalus need maha võtta mingit teatud koguses, aga Twitch ikkagi sunnib neid peale. Ma saan valida, palju ma raha tahan. Et kui ma 3 minutit teen, siis ma saan 55% tulust. Kui ma alla selle teen reklaame tunnis, siis 3 minutit tunnis, siis ma saan 30% tulust.
aga miks mitte panna sinna striimi algusesse veits, mis 3 minutit, paneme 10 minutit? See häirib nii mind kui ka kõige rohkem vaatajaid. Neil viskab kopet ja lähevad kuhugi mujale, nii et sa kaotad lihtsalt vaatajaid reklaamidega. Aga siin ei olegi ühtegi nagu win-win'i ju? Ei, see on peale sunnitud ja nii see lihtsalt on, et nii striimerid kui ka vaatajad peavad lihtsalt aksepteerima seda, et see on see. Reklaamidest tuleb raha nagu muda, aga Twitch on väga kitsi. Algusaastatel sai Twitchi partnerid 70% tulust ja Twitch võttis endale 30%. Ja 2022 Twitch teatas, et tegelikult me võtame nüüd 50%. Kogukond oli väga vihane, nii et nad muutsid tagasi 70-30 peale, aga ainult siis, kui sa teenid vähem kui 100 000 aastas. Kui sa teenid rohkem, siis hakkab jälle kehtima 50-50. Kas me saaks seda teha? Kas me saaks pakkuda 70-30 varianti kõigile? Vastus on ei. See lihtsalt ei ole pikas perspektiivis elujõuline Twitchi jaoks, ütles Twitchi monetiseerimise juht Mike Minto. Jätke see lause hiljemaks meelde. Kuidas Twitchis raha jagamisega on? Kui sa oled partner, siis sa saad 70-30. Kui sa oled affiliate, siis sa saad 50-50. Ehk siis 50 saad sina, 50 võtab Twitch. Reklaamide pealt Twitch võtab ka siis kas üle poole või natukene alla poole. Ja kui sa lõpuks siis nii-öelda pool rahast kätte saad, siis sa pead veel makse maksma. Ja ka pool põhimõtteliselt? Jah, täpselt. Nii et siis saadki endale kopikad. Twitch on alati olnud pigem viisakas platvorm. Väga tõsiselt võetakse halbu väljaütlemisi, reeglite rikkumisi ja avalike skandaalide korral sisuloojate karistamist. Aga tihti on need karistused ebaselged, ebaõiglased ja silmakirjalikud. Üks suurimaid probleeme on Twitchis basseini, mullivanni ja ranna kategooria, kus paljud sisuloojad on konkreetselt pesuväel. Selle kategooria striimerid kombivad igapäevaselt Twitchi reegleid ja piire, aga Twitch on otsustanud silma kinni pigistada, sest nad toovad massiivselt raha ja vaatamisi. See ei ole võimalik. That's insane. Aga selle eest saavad teised vastu näppe olematute probleemide eest. Juunis sai virtuaalse avatariga tüdruk Twitchist bänni, sest ta võttis animatsioonilt seeliku ära. Inimesed olid segaduses, et miks me tohime näha seda, aga mitte seda sama asja animeeritult. 2021 sai nädalaks ajaks bänni striimer Hassan, sest ta ütles striimis cracker ja Twitch leidis, et see on rassistlik. Aga samas on see lubatud. See Queen Bey sai bänni Twitchis, sest ta lõi oma kassi ja viskas ta laua pealt maha. Samal ajal Hassan kasutab oma koera peale elektrilist kaelarihma ja koer niuksub šokist ning Alinity jootis oma kassile viina ja loobib kasse samamoodi nagu see Queen Bey, aga nemad ei saa bänni. Kuidas nad käituvad striimeritega üldiselt? See on hea küsimus, see oleneb, kes sa oled. Kui sa oled Shroud või kes iganes, kes on hästi populaarne, pigem käitutakse hästi. Kui sa oled natukene väiksem striimer ja sa teed midagi valesti, siis on suurem võimalus, et sa saad suspensioni või bänni võrreldes siis suure striimeriga. Nii et reeglid on nende kehti kõigile? Ei. Kõik need topeltstandardid, ahnus ja tagasiside ignoreerimine ajas striimerid närvi. Aga nad neelasid selle alla, sest Twitch oli ainus koht, kuhu minna. Kuni ühel päeval uks avanes ja sealt astus sisse Kick. Ja sellest hetkest livestreaming ei olnud enam kunagi endine. Räägin teile ühe tõsiselt hea loo. Unustasin ära, et mulle pidi Telia tehnik koju tulema. Aga mul peaks siin kohe date hakkama. Ta sai kohe aru, et pole aega raisata ja oli valmis ammu enne Maria saabumist. Telial on ikka tõsiselt asjalikud tehnikud. Millal hakkasid ilmuma esimesed märgid, et Twitch võib-olla ei ole enam nii võimas, kui ta kunagi oli? Me jõuame koroona aega. Twitch lisas erinevaid kategooriaid ja siis tekkis selline tore kategooria nagu hot tube meta. Alguses nagu tundus nagu kõigile siukene veits nagu veider, et miks sa peaks livestreamima mullivannis, aga see selleks on ju. Aga see tegelikult oli
Twitchi kasutajatingimuste nii-öelda sees laveerimine, vahel laveerimine. Ja siis justkui nagu käituti reeglite alusel, aga mis siis lõpuks hakkas juhtuma, oli see, et tulid sisse OnlyFansitarid ja kõik sellised tegelased, kes hakkasid seda nagu väga hullult ära kasutama. Et mitte väga nagu graafiliseks minna, siis põhimõtteliselt hakati kandma näiteks läbipaistvaid bikiine. Ühesõnaga hakati nagu lükkama seda piiri, et kus see nagu pornograafiline sisu lõppeb ja algab, aga sellest tulenevalt Twitch ka muutis oma reegleid. Ja see tegelikult alustas selle debati, et kas Twitchil võiks olla nii palju üldse võimu, kas nad peaksid niimoodi piirama. Ja see oli üks esimene piiramisi ja järgmine piiramine, mis toimus, oli selline streamer nagu XQC, kes sai väga suuri sponsoreid hasartmängu ettevõtetelt. Ja ühel hetkel Twitch tuli ja täpselt samamoodi ütles, et hasartmängud pole meie platvormil enam okei. Aga need 10, 100, me ei tea täpselt, miljonid, mis XQC-le ja teistele pakuti, tekitasid siis olukorra, kus kohas üks hasartmängu platvorm vaatas, et turul on tühimik ja lõi siis sellise platvormi nagu Kick. Twitch hakkas piirama nii-öelda sõnavabadust, siis mingid tegelased vaatasid, et aga piirake, meie ei piira. Kiki loojad on 2 ärimeest, Eddie Craven, Beyond Tehrani ja streamer Trainwreck. Eddie ja Craven on tegelikult Stake.com asutajad ja Stake on maailma suurim krüptol põhinev kasiino. Oota, aga miks kasiinofirma teeks streaming-platvormi? Lihtne. Twitch hakkas hasartmängu sisu piirama, mis tõttu Stake'i leht kaotas vaatamisi ja ilmselt ka miljoneid. Lahendus? Loo oma platvorm ja too nii striimerid kui ka vaatajad üle. Esmalt tundub hullumeelne midagi sellist teha. Kuidas sa trumpad üle kõige kuulsama streaming-platvormi? Aga see polnud lihtsalt mingi koopia. Kick on strateegiliselt läbimõeldud vastulöök Twitchile. Kick vaatas, mis streamerid Twitchi juures kõige rohkem vihastas ja tegi vastupidist. Raha, Twitch 50-50, Kick 95-5. Reklaamid, Twitchil 6 reklaami järjest, Kickil 0 kohustuslikku reklaami. Modereerimine, Twitchil range ja ebaselge, Kickil vähem reegleid ja rohkem vabadust. Suhtlus, Twitch vaikib, Kickile võib kirjutada X-i platvormile ja nad on seal väga aktiivsed. Twitch muutus Amazoni kullakaevanduseks, aga Kick on loodud sisuloojatele. Ja nii hakkaski kolimine pihta. Alguses paar väikest tegijat, siis mõned keskmised, aga murrang toimus siis, kui nad tegid livestreami ajaloo kõige suurimad diilid. Twitchi staar XQC pani allkirja alla lepingule, kus talle pakuti $100 miljonit, et ta streamiks vähemalt 2 aastat Kickis. Ja ta ei pidanud isegi eksklusiivne olema. XQC on excuse-liivne. Ta tohtis samal ajal jätkata striimimist ka Twitchis. Ja kui sa küsid minult, siis see on kõige haigem Twitchile näkku sülitamine, mis Kick oleks saanud üldse teha. See polnud lihtsalt leping. See oli sõnum. Samuti kirjutasid lepingule alla 7 miljoni jälgijaga Nick Merks, 6,4 miljoni jälgijaga Amaranth ja 700 000 jälgijaga Destiny. Veel popid näod, kes kolisid Twitchist ära, on 2 miljoni jälgijaga Trainwreck, 7 miljoni jälgijaga Aiden Ross, 10 miljoni jälgijaga Tfue, Ice Poseidon, Melstroy, Dendi, Westcall, Buda ja nii edasi. See ei olnud enam uue platvormi proovimine, see oli massiline migratsioon. Mis arvasid Kicki tuleku kohta? Ma alguses arvasin, et see on mingi fake veebileht, sest see oli copy-paste Twitchist, välja arvatud siis rohelised elemendid, mis on Kicki värv. See nägi täpselt samasugune välja, seal ei olnud streamereid ja kui need olid, siis hasartmängud. Ja mind isegi kutsuti sinna partneriks, et sinna streamima minna, siis mõtlesin, et ei, sest nagu see ei näinud välja legit. Ja miks sa ei ole Kicki kolinud, nüüd kui sa tead, et kõik on legit? Sest enamus inimesi kasutab ikkagi Twitchi. Enamus vaatajad on Twitchis. Aga kuidas Kick selle kinni makses? Sest Kickil on kasiinorahad. Stake.com teenib miljardeid. Nad ei vaja striimerite pealt kasumit, sest Kick ei ole lihtsalt striimimise platvorm. See on Stake'i turundusmasin.
mis siis erinevalt Twitchist, mis Twitch proovib siis teenida ise raha, siis Kick on sponsoreeritud hasartmängu pealt. Ja nüüd, kui sa juba nagu natuke follow'id, siis kui sa hasartmängurid annavad raha striimeritele, et nad seda hasartmängu platvorme, siis siin hakkab tekkima niisugune asi, mida ettevõtluses nimetatakse rattaks. Ehk siis, et sul asi käib ja toodab ise raha, ilma et sa midagi peaksid tegema. Kõik see vabadus on tore ja striimerid on lõpuks õnnelikud, aga vabadus internetis sageli tähendab seda, et piirid kaovad. Mis sa seal Kikis näinud oled? Kõike igasugust toredat asja. Et kui ma viimati seal käisin, mis oli väga hiljuti, siis üks naisterahvas tegi põhimõtteliselt paljalt joogat ja otse kaamerasse. Jep. Nii et nagu sa pead ei näinud, nagu nii pidi siis otse kaamerasse. Jep. Me näeme Kikis 24/7 hasartmänge, piiripealset pornograafiat, suitsetamist, narkootikume, relvasid ja vaatajad armastavad seda. Aga see on jälle nagu see, et me tahame näidata, milline meie elu on, me tahame, et teised inimesed sellest osa saaksid ja kahjuks või õnneks on inimesi, kes tahavad näidata, kuidas nad valget pulbrit ninna tõmbavad samal ajal, kui nad mingi kuskil laeva peal mingit asja kallist alkoholi omal alla valavad. On ju. Et selles mõttes see ongi Kiki kogu point vastanduda Twitchile. Aga midagi ei ületa seda, kui otseülekandes sisulooja ära suri. Augustis suri ära 46-aastane striimer Rafael Craven. Ta tegi 12-päevast otseülekande maratoni, mis keskendus peamiselt sellele, kuidas teda alandati ja füüsiliselt väärkoheldi. Inimesed arvavad, et surma võis põhjustada magamatu striimi maratoni tõttu ning mentaalsed ja füüsilised vigastused. Ta oli striimis juba surnud ja toas olid ka teised inimesed. Seda märgati alles siis, kui vaataja saatis otse striimi sõnumi, et kas Rafaelil on kõik korras. Kick ei pannud striimi kinni. Ta lihtsalt lamas seal kõigile vaatamiseks. See, et Twitch otsustab Amazoni nagu katuse all natukene nagu täiskasvanulikumaks muutuda, ma arvan, et see on neile rohkem kahju teinud täna kui kasu. See on õiged sammud, mis nad teinud on, aga see Wild West või see, mis enne oli, see oli neile kõvasti kasulikum, sest et kahjuks või õnneks inimesi huvitavad raha, narkootikumid, seks, kõik sellised asjad, mis on nagu tabu. Ja kui šokk müüb. Ja mis Twitch nüüd teeb? Nad on veidi paanikas. Nad vaatasid pealt, kuidas Kick tuli, rikkus kõiki reegleid ja varastas sellega nii striimerid kui ka vaatajad. Nende enda põhimõtted on hakanud murduma. Kui aastaid tagasi ei tohtinud naised olla liiga seksikad kaamera ees, siis 2 nädalat tagasi tehti otseülekanne sünnitusest. Nad proovivad teha reklaame vähem tüütuks, nad lubavad veidi seksuaalne olla ja võimaldavad teenida 70-30 ilma 100 000 piirita. Aga ausalt öeldes küsimus ei olegi enam Twitch versus Kick või kumb on hullem. Võib-olla on probleem inimestes, kes neid striime vaatavad. Seniks, kuni inimesed vaatavad, toodetaksegi üha rohkem ekstreemsemat sisu. Probleem pole ainult Twitchis või Kickis, probleem on terves ökosüsteemis. Ja kui küsimus on selles, et kus jookseb piir, siis seda piiri ei ole enam ammu. Kindlasti vaadake, mida teie laps vaatab. Et striimerid saavad küll panna sellise ühe sätte peale, mis ütleb, et see on 16+ vaatajatele või 18+, on ju. Aga see on lihtsalt, sa vajutad ühte nuppu ja see kaob sulle eest ära ja iga laps, kes oskab arvutit kasutada, suudab seda vajutada. Seda veidrat sisu leidub, mis ei ole üldse sobilik alaealistele, nii et kontrollige vahepeal, mida teie laps vaatab.